hommik. Kiire check-upi siit hotelli juurest ka, et kell on 10 ja hakkame liikuma. Avastasime eile muuseas seda, et Portugalis on aeg 2 tundi taga võrreldes Eesti ajaga, et siis me vist sõitsime eile veel rohkem, kui me arvasime, aga eile kuidagi päev väsitas ära ja hotell oli vana ja niiske natuke, ei maganud väga hästi. Mul oli täna hommikul kell 7 siis selle Portugali aja järgi üks oluline koosolek ka ja ei tulnud õhtul üldse und ja hommikul läks kella mingi 5 ajal uni ära juba, sest kodus on kell 7, mis on normaalne ärkamise aeg. Selline oli see hotell siin. Ka hästi suur, seal taga on veel igast suur kompleks ja asjad, et 36 € oli läinud koos hommikusöökidega, et see väga soodne leid. Aga siin off-season. Eile jalutasime veel mererannas seal. Hästi põnev oli see, et lained olid aga tuult helt grammi võrki. Ei tea, mis neid laineid lükkas, ookean lükkas. Ja täna siis nüüd sõidame mööda seda äärt veel edasi kuni sinna läänekaldale ja siis sõidame sealt Lissaboni alt üles, et loodame, et on natukene huvitavamad teed. Ilm on selline, et võib vist natukene vihma saada, siis vaatame jooksvalt. Aga nüüd siis läheme sõitu. Rattad olid meil siin päris hästi pargitud siia hotelli jäärdega. Et natuke nügime ta välja ja siis juba Portugali veel avastama. Tahaks ühte head und tahaks saada täna just. Natuke väsimus on peal. Uni on peal, mitte väsimus. Olgu, aga siis ratsude peale. Nii, me oleme siin Lagosere linnas. Tegime väiksed kohvid hommikul kuradi. Väike sul kott seal maas. Väike oleks praegu kotti siia jätnud. Hommikul hotellis oli igavene, seal teisel pool ratast. Hommikul hotellis oli igavest siit kohvi. See oli kuradi, see hotell oli 1000 inimestele ka, nii et ega seal mingi keeruline head teha. Ja nüüd käisime kohvi joomas ja nüüd siis lähme, tule. Ja nüüd siis lähme majakat vaatama, et tšekkame, mis seal on, 3,8 kilts on sõitu. Ei ole väga palju sõiduvideosid teinud sellepärast, et üsna selline siin linnade vaheline sõit on. Et väga ilusad sükest rannikuteed siin Lõuna-Portugalis vähemalt ei olegi olnud, ütleks nii. Otsas saame vihma siin tiibutab, kas jälle tiibutama, aga selline uduvihm ta siiamaani on olnud, et me ei ole, täna ei ole siin nagu vihmakaid selga panda, aga vaatame, liiga märjaks ka ei taha saada. Vaatame, äkki see on siis mingi äge viewpoint, et siin lähevad paadiga seda sama majakat vaatame, et seal peaks mingid kaljud ja värgid olema. Et siit iga tunni aja tagant läheb paaditripp ka. Et vaatame, kui lähedale me sinna sõita saame, et praegu siin on lausa veel 3,1 kiltsa minna. Vaatame, uurime asja. Tundub, et siin paremal on vanalinna müürid. Visiiri puhtaks. Jõudsime kohale. Siin tõenäoliselt tuleb päris palju pürakiivrisse, aga ilgelt kailud värgid. No nii, tegin jälle 2 tundi koosolekuid, eks niisugune tööreis, aga
nüüd oleme jõudnud süksusse kohta nagu Sarges. Ja see on päris pull, et kui siis kaardi pealt vaadata, siis me oleme täiesti nüüd siin Portugali lääne ja lõuna tipus. Et siit see on siis kõige nii-öelda. Ja kõige kaugem punkt, kuhu saab sõita. Et seal siis nagu näha, ookean paistab, Ameerika paistab. Ameerika on natuke kaugemal. Kämperid siin ja vaatame, seal ees on vist mingi kindlus, tundub mulle. Läheme tšekkame, mis seal on. Autosid seisab siin oma nägu. Ütleme, kas siin on mingi viewpoint, siit, paremal on näha, päris ägedad kaljud seal paremal. Inimesed vaatavad, uurivad asja, vaatame, pargime ära kuhugi ja siis lähme korraks jalutame, et võtan teise kaamera ka, siis võib-olla näeb paremini. Telefoniga natukene filmime, siin on mingi vana kindlus, jah. Ei tea, kas sinna sisse sõita vähemalt ei tohi. Me vaatame korraks, mis seal paistab. Just saab minna küll. Cool, aga autod seisavad siin tee ääres, et pargime korraks siia tee äärde ise ka ära ja läheme tšekkame neid kaljusid, mis sealt paneb pildid. Loodame, et siin parkimiskohti on, eks matikale võiks ikka jaguda kuhugi, aga ega siin on päris täis pargitud. Päris täis pargitud, olgu, paneme sinna polnudkene. Kell, kes läheb vaatame kalju ääre peale. Nii, Sargeses käidud. Nüüd hakkame siit vaikselt sõitma põhja poole, mööda rannikut Lissaboni poole. Aga praegu on äge Ferrari mingisugune uuem, et see on praegu viewpoint. Päris aga lai masin. Road tripib. Tundub mulle, et on Prantsusmaa numbritega. Vist on Prantsusmaa, jah. Päris kaugelt tulnud. Panime siin vihmariidid selga endale nüüd. Püksid ka, et nagu näha, sõidame siin pilvedes, et tuuleveski või mis tuule elektri see tuulik siin uhab, aga ülemist otsa ei ole nähagi, et pilvede sees. Et meie ei ole kõrgel, aga pilved on madalad, et nii on. Aga muidu tahtsin näidata, et sellised teed on juba ägedad, et kus mulle sõita meeldib. Selline puud teede ääres, üsna väikene tee, väga palju liiklust ei ole, et see on mõnus. Mulle meeldib pigem selline, et sellised teed, kui need linnade vahel trippida, et siin on päris äge. Kulgeme nüüd, loodame, et seda teed jagub pikemaks ja kulgeme siit mööda ranniku äärt üles ja vahepeal võib-olla põikame sinna rannikule ka sisse, vaatame neid kaljusid ja siis liigume Lissaboni poole. Seal kuskil kaugemal on näha see ookean ka, aga me oleme siin, ma arvan, paar kilomeetrit praegu ookeanist nii-öelda ookeani ääres sõidame, et päris seal ookeani ääres sükst teed ei olegi, et vahepeal siin on tee, et saab sinna äärde sõita ookeani äärde, aga muidu jah, see vist on nii-öelda kõige see ookeani äärmine tee sinna üldiselt. Nii, siin ukerdame rannikul. Et lähme vaatame, kas siin on mingi äge viewpoint. Tee on lapitud tõesti. Vaata seal, meri vahutab niimoodi, et on äge. Ookean on ikka võimas, ookean on ikka midagi muud kui meri. Ookeanil on powerit rohkem. Vaatame, sealt ülevalt saab teha, ma usun. Seda teed on siin tõesti palju lapitud. See on püsti.
saab autoga kohe Kaljunukist alla sõita vist. Ossa poiss seal ägedalt vahutab. Ikki pargin siia, võib-olla jääb kuidagi tsikkel ka pildi peale. Jah, vaata sinna. Ja sinna. Kipt. Ookeani äärde. Minu taga seal neri vahutab, et näitan kohe teise kaameraga ka pilti, aga mis on äärmiselt äge, et on näha, et on mingi, ma ei tea, 300-400 meetri kaugusel on meeletud lained, aga täisvaikus. Mingid merekohinad, mitte midagi, et väga kummaline. Siin on see meri lähemal, vaatan ka sinna ka. Aga seda lainete kohinat ei ole üldse kuulda. Huvitav. Vaatame sinna ka ja siis uurime ringi. Väga äge igatahes, väga meeldib. Käisin nüüd jalutasin natuke ringi, et vaatasin kaarti, et siit saab mööda ookeani äärt sõita ka väikse paarikiltsase tiiru mööda kruusateed, et vaatame, mis see endast kujutab. Õues on muuseas väga soe, päike paistab, siis on täiega kuumab. Nii, vaatame, kas Veiko on ka kuskil valmis. Ei ole veel, vaatame Veikot ka. Ikka tahtsid drooni tööle panna, aga kiirustasin takkada seda. Praegu ei pane. Nii, lähme uudistame, vaatame, kus sõita saab, et mingi vanamees oma Prantsuse numbrimärgiga tsikliga läks ja nähes, tuleb autoga vastu. Ägedad vaated. Päris soe nõues võib kätte soojenduse välja lülitada hapsti. Seal niimoodi laine peksab vastu kaljut. Äge, ussa poiss, kus lööb üles. Opa! Äge, vaatame, kas tuleb veel mõni suur purakas. Seal. Viisakas. Nii. Ranniku vaated siit said nauditud, et väga-väga äge oli. Väga ilus ilm on seda. Esiteks, et neid siin vaateid nautida, et päris soe on päikese käes, et tsikliriietega isegi hakkab palav. Kuigi näitab, et õues on ainult 18 kraadiga, päike on nii kuum siin kuidagi. Ja mõnus udu on seal kaljude kohal ja nüüd siis võtsime ühe korteri apartamenti sinna Lissaboni poole 80 kilomeetrit, et sõidame meil seda rannikut edasi. Et jah, siin 80 kiltsa ja tund 20 sõitu, et loodame, et on mõnus tee ja oleme kella 5 ajal seal kohal, et saab siin natukene riidid pesta seal korteris ja kuivatada, et vaatame, ChatGDP-l lasin linna soovitada, et kuhu siis minna ja see oli peal number 1. Vaatame, kuidas soovitus välja tuli. Eile ma ei kuulanud ChatGDP-d ja ütleks, et võib-olla ei saanud ka kõige parem see variant, et proovime siis täna teistmoodi. No nii, lõpuks on sellised ägedad teed ka, mida me oleme oodanud. Ei ole ring tees kinni ja mõnusad kurvikesed ja liiklust ei ole.
nii, Laksaki 81 kiltsa sõidetud ja nüüd jõuame siia Milfontesesse, kus meil see öömaja on, et pole seda öömaja veel vist pandud, aga vaatame, mis see Milfontes siis endast kujutab. No pime on jälle, aga teen siin kiire klipi, et jõudsime ööbimismajja. Siin kuskil Lissaboni all oleme, et mõnus sükke linnakene, väikene, valge ja ChatGPT soovitas. Panime praegu rattad, panime siia kohe ukse ette, et kohes on kirjas siin, et vist on kirjas, et on 9. detsembrini puhkusel. Siis võib-olla ei sega, et kurat, et siin on. Ja võtsime apartmendi siia, et väga ilus kvartal oli ja saame riided pesta võib-olla natukene ja sokke ja trussikuid muid jälle. Ja ma asjad sisse ja siis läheme hakkame sööma. All right.